Kuulda on ka midagi. Võib-olla tõesti. Ma ei tea, kas me oleme armikult või? No, ma ei tea, sul sõbra näos. Selles mõttes ma ei tea, kas sa oled normaalne või ei ole. Sõbrad on toredad, mulle meeldivad väga sõbrad. Ja on täiega nunnud ka kaelkirjakud. On jah, tegelikult. Täiega mega numpsud. Tere tulemast vaatama meie Restart 3. saadet. Aitäh, et oled jätkuvalt meiega ja oled leidnud tee siia videoni. Kui sa on esimene saade, mida sa vaatad, siis alusta ikkagi number 1 saatest üldse aru saada, mis me teeme. Ja kes me oleme. Võib veid segaduses olla. Muidu on nagu. Mida te tahidate siin kaamera ees. Aga teine nädal siis saab tänasega läbi meie Restart väljakutset ja teine nädal oli täiesti teissugune, kui oli meie esimene nädal. Plaanid löödi korralikult sassi. Kes see lõi plaanid sassi? Zebra. Zebra. From now on, all the things are called zebras. Midagi on siis zebra. Zebra tuli. Et lihtsalt see nädal meil oli palju tegemist seoses võtetega, võtete planeerimisega, asjade kopeerimisega. Et oli nagu väga põnev, väga väsitav nädal minu jaoks. Sama. Et jah, iga päev, mis meil siis plaan oli teha 5 videot nagu ikka, meil see põhifookuses on 5 videot uutele klientidele, siis sellel nädalal 5 päevast me tegime need videod, kas see on 2 päeval või? Või 1. Ma isegi ei mäleta. Vaatame, teate siin, targad inimesed planeerivad oma asju. Trellot kasutame siis meie põhiliselt enda planeerimiseks ja kui eelmine nädal olime ülitublid, iga päev olid taskid välja kirjutatud, on ju, kus, mis kõik vaja teha on. Ärme sebrasid vaata appis. Siis teisel nädalal oli minul Trellos ainult 2 päeva, esmaspäev, teisipäev, missi pärast. Ja siis ka laupäev tekkis siia, sest laupäeval ma olin kontoris, vaatasin, okei, põnev. Esmaspäeval ja tegime 5 videot, saatsime ka need videod ära. Esmaspäev, teisipäev vaatan, tegime. Tegime 2 päeva 5 päevast, sest ja esmaspäev, teisipäev oligi okei, alustame siis, mis meil esmaspäeval üldse toimus. Aga lihtsalt nende videote koha pealt see ka, et me tegelikult võib-olla iga päev ei peagi enam tegema neid, sellepärast, et me oleme väga-väga palju kohtumisi juba saanud. No väga-väga palju kohtumisi on taaskord nagu minu silmise liialdusegert, aga okei. Sinu jaoks on lihtsalt see ei ole piisav, minu jaoks on täiesti piisav. Jaa, ei, see ongi piisav, aga see ei ole väga-väga palju kohtumisi. No ikka on. No need on minu meelest nagu okei arvud, me peame täpselt statistika järgi vaatama. No reedel meil oli 5 kohtumist. Kas ikka oli? 5 kliendi kohtumist oli. Kas ikka oli 5 või oli 4? 5. Võtame päev korraga sellest Restart väljakutse nädalast. Võtame esmaspäeva. No nii. Võtan siit ette sõbrad kalender lahti, Google kalender. See ei eksi kunagi. See nädal oli väga täis asju. Meil oligi esmaspäeval siis, mina alustan igat esmaspäeva ühe oma coaching kliendiga, mul on üks tüdruk, keda ma coachin, ja siis ma alustan alati esmaspäeva hommikuid sellega, siis meil oli siin kliendi kohtumine, siis sa käisid Ecoshis ja siis me valmistasime ette ka kolmapäevast siis Nurme võtet. Ja meil oli kolmapäeval siin samas stuudios võte. Oota, me jõuame veel sinna kolmapäevani. Ja siis me valmistasime seda ette. Ja teisipäeval oli ka täitsa pekkis saate meeskond käis siin, me tegime koosolekut siin ja pärast esmaspäeva õhtul käis veel meil üks klient oma videole Voice'i salvestamas. Et meil oli päris pikk päev, esmaspäev. Ja me tegime 5 videot ja me saatsime need ka ära. Nii, ja siis teisipäeval meil oli 2 kliendi kohtumist, mis olid mega lahedad. Shout out to Kertu, kui sa seda vaatad. Me siin veel ettevõtete nimesid ei avalikusta, kellega meil on olnud kohtumised ja kellega meil siin koostööd hakkavad loodetavasti pihta, aga nende 2 kohtumise võis me mega excited. Ma loodan, et kui need mõlemad lähevad töösse, siis need on nagu superägedad lihtsalt. Oh my god. Ja siis me valmistasimegi Nurme võtet ette, mis meil on siis, mis meil oli ja projekti käib siis koostöös Vivid Creative Content Studioga.
kelle klient siis Nurme on ja meie siis vastutame siis kogu selle reklaamvideo produktsiooni poole pealt. Ja siis mul oli veel üks live, ma ka tegin teisipäeval veel ühte laivi ka ühes grupis käisin jutustamas enesearmastuse teemal, mis oli täiega tore. Aitäh mind sinna kaasamast. Mis veel? Ja siis kolmapäeval meil oli täispikk võttepäev. Kolmapäeval oligi Nurmega siis võte meil siin stuudios, millest siin Egert tahtis juba ennem rääkida. Nüüd sa võid nüüd lasta. Lasid lõvipuurist välja. Karu lasid puurist välja. Ja me tegime Nurme toodetele reklaamvideoid, mis reklaamvideod. Tegelikult ühte videot ja siis videopanka ja ehk siis filmisime toodetest veits klippe, mida siis saab hiljem kasutada, mida ei pea siis selle reklaami raames kasutama. Aga võttepäev oli väga tore, väga pikk, kella 8 hommikul me juba alustasime või 9. No me 8 tulime siin, selles mõttes alustasime ikka 8. Filmisime kuskil 6-ni, siis veits pakkisime. 7-ni pigem. Või 7-ni vist, jah. Või 6-ni planeeritud tund läks üle, nagu ikka. Ja siis Ahti maratoni stuudiost, shout out to Ahti. Ahti Kaskpeit! Kutsus meid appi tegema ühte laivi. Naised tehnoloogias. Jah, see oli nagu konverentsilaadne asi. Ja, online konverents Naised tehnoloogias. Ja, moderaator oli Eva Esse. Mina tegin resiid. Ma tegin lava. Ja Kats tegi lava. Et ühesõnaga vahelduseks mõtlesime, et oleks tore teha vanade aegade mälestuseks mingit sellist telelaadset asja ja siis tegime seda. Aga see oligi, siis me läksime sellel pärast Nurme võtet veel õhtul sinna lokatsiooni ja seal, kus see stuudio oli, ühesõnaga selle konverentsi stuudio. Ja siis me veel seal panime asju üles mingi kellani. Peaaegu poole üheni, mingi kell 1 öösel me saime koju ja me ärkasime hommikul kell 6, kell 8, me olime juba kontoris, meil oli terve võttepäev, siis me läksime sinna Ülemistesse valmistama neljapäevast võtet ette ja siis laivi ja siis kell 1 me olime kodus. Et sealt see nädal nagu läkski natukene pekki tänu sellele, et lihtsalt see lõi nagu selle unerežiimi täiesti paigast ära, sest kell 1 me jõudsime koju ja kell 8 hommikul me olime juba jälle seal nagu võttel. Nagu vaid olimegi siis seal Ülemistes juba seda Naised tehnoloogias konverentsi tegemas, mis oli väga vinge oli. Nii tore oli näha kõiki tuttavaid nägusid seal Eva Esse ja Kristel Kruustükk ja hästi tore seminar oli korraldatud Mainori poolt siis ja Maraton stuudio produktsioon oli siis, kellel me siis aitasime seda teha. Lihtsalt läksime oma jõuga appi. Ja pärast seda, kui see läbi sai, siis me saime natukene pakkida ja siis ma panin omale, bookisin omale hästi palju igasuguseid koosolekuid samal päeval. Mul on sellest video, mis on täiega tore. Et siis samal ajal, kui meil oli sealt juba ära koristatud, siis mul oli üks kliendikõne veel. Siis oli kohe kliendikõne seal, sa tegid ühe kliendikõne. Üks klient, kes meil aktiveerus siin vahepeal oli veits kadunud ja jumala tore, inimesed aktiveeruvad täiega lahe. See projekt läheb nüüd töösse, ma loodan. Läheb kindlasti. Läheb kindlasti. Me juba, seisabki ainult kuupäeva taga praegu. Kuupäeva taga, nice, super. Ja siis me tulime kontorisse, siis sa tegid tegelikult, mina sellel kõnel ei osalenud, ma olin vist väsinud, tahtsin puhata. Meil oli veel üks kliendi kõne. Jälle üks väga äge armas klient. Ja natuke räägida ka, meil taaskord nagu kliendi nimesid veel ei avalda, aga ennem kui päris koostööks läheb, siis Egert tegi selle, mis see klient, kuna neid on approach itud päris edukas ettevõte ja neid on approach itud erinevates videoproduktsiooni ettevõtete poolt aastaid pakutud erinevaid ideid, kuidas siis videosid teha ja nad ei ole kellega koostööd alustanud, et ei ole nagu seda õiget olnud. Et rohkem on nagu keskendatud välisele ilule, kuivõrd sellele sisule, et mida meie just teeme teistmoodi, et see ongi see meie X-faktor. Täpselt, et me võtame nagu sees poolt, et nagu lahendada mingit turunduslikku müüki
probleemi, et me lähme ikkagi lahendama probleemi. Mitte lihtsalt ilusad videod tegema. Ilusad videosid teha, mis vahepeal on ka fine teha mingi nagu brändi teadlikkuse tõstmiseks, aga siis ta ongi väga teadlikult tehtud brändi teadlikkuse tõstmiseks, on ju, et näidata mingeid emotsioone, mis iganes siis vaja on, aga me läheneme ikkagi alati läbi probleemi, läbi mingi väljakutse, mida on vaja lahendada ja kuidas siis seda kõige paremini lahendada ja see neile väga meeldis ja siis seegelt on nendega suhelnud ja ma loodan, et saame varsti nendega kokku ja saame nendega tegelikult hakata tegema ühte päris nagu suuremat projekti. Tõenäoliselt tuleb ju vist suurem projekt, aga sellest mõnes järgmises saates, nii et subscribe, like, kõik jutud, kommenteerige, on ju. Ise paneme teie klientidele, vaata neid kogu aeg. Ting-ting ja siia, ma panen meile ka siia. Subscribe. Ja ma loodan, et ma pole veel veebimajutselt lõplikku vastust saada, aga ma loodan, et meie varsti äristarteri projekt saab ka launchitud, millega ma olen mega excited, et ma saan ühte teist saadet juhtida ja rääkida selle ettevõtjatega siis nende väljakutsetest, nii et ma nii väga juba ootan, et see projekt saaks launchitud, ma loodan, et lähinädalatel see tuleb ja sellega meie neljapäevane päev veel ei lõppenud, vaid Raivo Johanson tuli meie juurde tegema siis webinari. Jah, kõik see oli nagu 48 tunni sees ja pluss see ei olnud veel kõik. See ei olnud veel kõik, sest me läksime Dali Keter Karati juurde Martin Raadiku sünnipäeval õhtul. Läksime talle õnne soovima. Mõtlesime, et me olime nii väsinud, siis mõtlesime, et kas me läheme, siis ma tundsin kuidagi, et me peame minema, sest nagu mind siin intuitsioon viimasel ajal kutsub igasugustesse kohtadesse. Nagu nii tore, et me läksime, see oli täiesti teistsugune sünnipäev. Ühesõnaga, see selleks mega tore oli seal näha jälle väga toredaid inimesi ja nendega jutustada lihtsalt väga sügavatel teemadel kuni kella poole üheni jälle taaskord. Nii, ja sealt asjad nagu pekki läksidki jälle ja reede hommikul kell 8 me olime taaskord kontoris, et vastu võtta Mardo Männimägi. Shout out Mardo, kes ka vaatas meie neid videosid ja siis arvas, et äkki ta saab meile oma nõu ja jõuga abiks olla. Siis me lihtsalt rääkisime mingi 2 tundi niisama elust ja olust ja see andis jälle palju nagu energiat juurde. Insighti, jah. Rääkisime väga avatud kaartidega. Ja ta rääkis oma asjadest, kuidas tema oma asju teeb, meie rääkisime, kuidas meie teeme, siis me leidsime mingid ühisosasid, kuidas mingid, see ei olnud nagu selles mõttes, et mingi hull õpetamine vaata ka, et me ikkagi saime nagu lihtsalt nagu ongi kogemusi jagada just. Ma arvan, miks me ka selle grupi lõime, on ju, täitsa pekkis milline ettevõtja. Jah, et me oleks väga aktiivsed seal veel olnud. No sest vaata, mis me tegime vahepeal. Me jõuame sinna, mul juba on paar ideed, mida ma lähiajal kindlasti tahan ära teha seal. Ja ma tahaks lihtsalt julgustada inimesi, et rääkige oma asjadest, et ärge kartke näiteks seda ka, et ma ei tea, et kui ma räägin mingist nipist või arutlen mingit nippi mingisuguse oma või kellegi teisega, kes teeb ka äri, et siis nagu, et varastab selle idee või nagu seda ei ole vaja nii väga karta tegelikult, ei nagu absoluutselt. Lihtsalt, et jagage nagu neid, et see viib lihtsalt kaugemale. Ma arvan, et inimesed hästi kardavad nagu rääkida ongi mingist äriasjadest ja just nagu mingitest numbritest, et ma usun, et mida rohkem avatud kaartidega me üksteisega nagu räägime ja suhtleme, et siis seda rohkem me saame areneda, aga me saamegi seda nagu ise enda kogemuse peal juba harjutada, et mis tunne see nagu on rääkida muredest ja avatud kaartidega lihtsalt, et ega nagu see ei peagi oma top mingi secret asju oma suurimatele nii-öelda konkurentidele välja rääkima, aga siiski on väga kihvt seda teha. Mis veel välja tuli, on ju see, et kõigil on tegelikult enam-vähem sarnased mured kõikidele ettevõtjatele. Absoluutselt, vahepeal lihtsalt rahanumbrid lähevad suuremaks, probleemid on nagu samad. Täpselt, et mõned nullid tulevad taha või nagu 10. Täpselt, Mardo selles mõttes, et Rain Lõhmusel on samasugused mured, et kuidas nagu, kust nagu rohkem kapitali leida ja kuidas oma äri arendada, lihtsalt nagu temal on lihtsalt nende numbrid on nagu miljonites. Skaalad on lihtsalt teised, et samamoodi ju ta tahab rohkem nagu skaleerida ja et saaks rohkem inimesi aidata, heategevusse rohkem panustada, et lihtsalt need numbrid lähevad suuremaks ja... Täpselt, et eelkõige taandubki kõik sinna teiste aitamisel, et sama meie ju tahame ka aidata ikkagi brändidel ja ettevõtetel kasvada ja areneda. Teiega. Ja kui videote tegemine aitab neil kapitali kasvatada ehk siis müüki teha, siis läbi selle aitab see ettevõte, kes meie teenust tarbib, aitab meid, siis meie saame seda kellegi teise teenust tarbida, et see on nagu siuke, see on ju üks majandus kõik. Absoluutselt.
vaata, ma räägin selle hiljem. Muidu siin asjad hakkavad väga juba kaootiliseks minema. Ja siis tuli reede, oligi meil oligi juba reede, siis Mardo tuli. Ja siis oligi Mardo tuli ja siis meil oli peale Mardot veel 1, 2, 3, 4 kliendi kohtumist. Millest üks on juba põhimõtteliselt vist enam-vähem töös sul, sinu oma see. See viimane on töös. Ja see tuleb kindlalt nädala pärast juba. Ja teised on sellised, olid pigem nagu 2 nendest olid siuksed esmased kohtumised, siuksed nagu toredad ja siis üks oli meil, üks juba klient käis külas, kes tahab nüüd suuremat projekti meiega hakata võib-olla varsti tegema, mis oli ka mega tore. Nii et üli cool. Ja siis reede õhtuks ma ei surnud juba. Ma olen lihtsalt juba nagu, palun päästke mind siit ära, sest kolmapäev ja neljapäev lihtsalt nagu littisid hullu. No laupäeval meil oli õnneks selles mõttes chillime, et mina natukene monteerisin, me tulime ka 9 kontorisse. No see sest meil tuli jälle tuli üks klient tuli salvestama, kuradi kliendid tahavad tulla meile raha andma. Ei olnud see minu öelda, et laupäeva hommikul taas kord saabus meie imelisse kontorisse meie imeline klient, kes tahtis heli salvestada. Ja siis ta salvestas siin kuni 9 kella 4 ja siis ma mõtlesin, ma teen ka samal ajal tööd, siis mul oli palju projekte vaja ette valmistada, aga mina ei jaksanud. Ja, mis on ka okei. Aga igalt ikka siin monteerisin. Ma monteerisin, jah. Ma tegin ühte projekti, mis tuli väljaspoolt maja lihtsalt montaažitöö. Millele ma olen ka väga tänulik tegelikult. Sest ongi, et nii kui me andsime universumisse välja selle, et kus me oleme, miks me siin oleme, mis värk on, siis tegelikult igalt poolt hakkas nagu tulema seda energiat nagu tagasi vaata. Teiega. Ja praegu on nagu väga-väga hästi selles mõttes. Et nüüd on vaja teha, varsti on vaja juba kaasata veel inimesi, et jõuda neid ära teha, neid projekte. Sest muidu me lihtsalt tõmbame endale hinge kinni. Vaata 2 täielikku äärmust. Pole üldse tööd, hästi palju tööd. Ja, et kuidas nagu ära händelida ikkagi, sest nagu kliendid on meil number 1 prioriteet ettevõttes, kuidas nagu hoolitseda lihtsalt nende eest niimoodi, et nad tunneksid, et nemad on nagu meie ettevõtte ainuke klient. Et me peame suutma seda teha. Et jah, tulevikus ongi. Ja ma juba mõtlesin, et ma tahan endale assistenti palgata, aga nagu mitte palgale, vaid nagu tunnipõhiselt. Nii et kui sa tahad tulla mulle assistendis tunnipõhiselt, siis kirjuta mulle, lihtsalt mingite projektidega oleks vaja abi, et ma saaksin teha vähem neid asju, mida ma ei taha teha. Ja rohkem neid asju, mida ma tahan teha, mis on in my zone of genius, nagu loov töö, mida mulle väga meeldib teha ja mulle väga meeldib režiid teha. Ja siis, mis on tore, et üks projekt tuli meil tegelikult veel sisse, mis on põhimõtteliselt enam-vähem kinnitatud. Põhimõtteliselt enam-vähem. Minu standardite järgi ei ole kinnitatud, aga ikkagist suure tõenäosusega see projekt nüüd tuleb, ma pean lihtsalt selle pakkumise kinnitama, et üks bränd, millega me oleme ka ühe korra koostööd teinud. Ja, väga tore. See on ülilahe, siuke väiksem projekt, aga ülivinge bränd on see ja selle turundusinimene on üks minu lemmikinimesi, nii et shout out to you, you know who you are, baby. Varsti me siin avalikustame igast asju. Hoiame põnevust. Tohutud põnevuse kiri, et siin oleme. Aga laupäeval, kui me siin kontoris olime, siis mu telefon helises ja mingi võõras number helistas, siis ma võtsin selle vastu ja mul helistas üks tore tüdruk siis sellisest heategevuslikust organisatsioonist nagu ma armastan Eestit, ma armastan midagi. Aitan Eestit. Aitame Eestit. Midagi sellist. Aitame Eestit. Aitame, mul ei ole telefoni, ma ei tea. Midagi sellist, jah. Something guugeldage, ja siis ta rääkis mulle sellest heategevusprojektist, mis seal teevad, et tahavad luua siis Eesti suurimat püsiannetajate kogukonda, et siis just nagu väikestele heategevusorganisatsioonidele raha koguda, kellel ei ole võimalust teha tohutuid nagu reklaamkampaaniaid, mis on just väga tore mõte. Alguses ma olin nagu kindel et minust püsiannetajat ei saa, et ma annetan nendele siis, kui ma tahan ja siis, kui ma saan. Ja siis ma mõtlesin, issand jumal, mis objection'id ma ise endale nagu toon.
et Patreonis me ju Täitsa Pekkis saatele kutsume kogu püsi nagu toetajaid ja siis ma hakkasin mõtlema, et issand, ma ei olegi isegi ise kuskil püsitoetaja, et mis mul viga on. Selleks, et saada, tuleb anda. Täpselt. Ja siis panna põhitõde nagu. Ja, et loomulikult siis me hakkasime annetajateks, mitte et ma tahaksin nagu tohutult meid, nagu tõesti meil hakkasime annetajateks, vaid lihtsalt see oli nagu nii hea mulle endale peegeldus, et me ise Patreoni Täitsa Pekkis saatele kutsume nagu püsitoetajaid ja ise ma kuskil ei ole püsitoetaja, et annan siis, kui saan, on ju. Et see oli lihtsalt väga siuke tore vahepala laupäevasesse päeva ja mul on väga hea meel, et inimesed teevad vabatahtlikult selliseid julgeid tegusid, näiteks helistavad inimestele laupäeva hommikuti. Oli vabatahtlik või? Jah. Nad on seal kõik, see ongi nagu hästi lahe organisatsioon selles mõttes, nüüd tohutut promo teen reklaami nüüd neile, et nad et seal ma sain aru, et juhtkond ja juhatus ja kõik, kes seal on, ei maksagi endale nagu sellest raha, vaid enamus heategevusorganisatsioonid, mis on suured, siis neil paljud annetused ja kõik lähevad kogu selle organisatsiooni üleval hoidmiseks, siis ma võin eks, ma sain vähemalt niimoodi aru, et nendel nagu seda poolt ei ole, et kõik annetused, mis tulevad, lähevad siis nagu annetusteks, et kõik ongi seal nagu vabatahtlikud. Ma sain aru, võib-olla ma sain valesti aru, aga nii ma sain aru, mis mulle väga, mis mind väga kõnetas, väga tore. Nii et vaadake siis seda, ma kohe vaatan järgi ikkagi, mis asi see oli. No vaata. Et te saaksite kõik minna sinna enda panust andma, kutsun üles. Aga meantime vahepeal räägime tänasest, võib-olla täna me magasime päris kaua. Me mõtlesimegi, tegelikult me plaanisimegi puhata täna. Aga siis meil tuli meelde, et meil on vaja seda vlogi videot teha. Siis me tulime ikka kontorisse. Ja tõenäoliselt me siin ka selle videoga täna lõpetame. Ehk siis teeme tööd siis nii-öelda ainult tunni või 2. On. Ja lähme lihtsalt puhkame, sellepärast, et homme esmaspäeval on jälle vaja aktiivseks hakata. Vaja jälle hakata ju. Ja. Ühesõnaga me tahame oma challenge'it ikkagi edasi teha järgmisel nädalal. Äkki see? Minu meelest oli ju. Aitan Eestit. Ja, vaat nemad. Aitan Eestit. Aitaneestit.ee. Selline heategevusorganisatsioon. Siin kohe esilehel on see, kuidas põhimõtteliselt panedki oma andmed, siis vajutad mingid nuppu ja ongi juba nagu... Kuule, me teeme tõesti mingit reklaami. Ja, aga see on hea nagu selles mõttes, et see on ju for a good cause. Selles mõttes, et meil on siin reklaamiminutid nüüd saates. Aitan Eestit, hakake püsiannetajaks. Siin erinevad organisatsioonid, nagu Eestimaa sünnitusmajade toetusfond, Dr. Kloun, Naiste tugi- ja teabekeskus. Et siis nende vahel vastavalt siis, kuhu on vaja raha jaotada, siis nad jaotavad ja... Ühesõnaga, ma tahtsin seda öelda, et iga meie vlogi video 7 minut või viimased 7 minutit on alati reklaamiminutid. Alati väga hea. Nii et kui sa tahad endale osta siia saatesse reklaami, siis kirjuta meile. Siis praegu me teeme seda lihtsalt tasuta reklaami. Tasuta reklaamiminuteid saab näiteks praegu siin lihtsalt Hint for Home, kes saatis meile sellised lahedad bullet journalid ja siis weekly plannerid lihtsalt sellepärast, et me oleme nii ägedad inimesed. Ja nüüd me oleme lihtsalt rämedad influencerid ka nii, et ja need stickerid on mul lemmikud, need stickerid, mida kas sa siit, kui hästi sa siit neid näed, aga need stickerid on lihtsalt nagu festid, puhkus, palgapäev, kohtumine, vaheaeg, kool, day off, mingi wedding, saad neid klepse igal pool panna, olud meeldivad kleepsud, nii et I'm sold, aga ma saime selle tasuta. Et jah, nüüd saabki olema järgmine nädal suuresti jätkame kindlasti siis nende 5 video tegemisega päevas ja siis on minul vähemalt vaja teha päris palju klientidele pakkumisi, suhelda nendega ja siis Nurme projektiga on vaja suures plaanis tegeleda päris palju. See on vist vaja tegelikult järgmise nädalaga valmis teha, ma sain aru. Põhimõtteliselt, no kuna seal on veel teisi osapooli ka, kui disainerid ja animaatorid, kes seal tegelevad. Üks disainer animaator. Shout out to Juhan Saat. Ja et siis jah,
vaatame siis, kuidas minu režissööri oskused siin montaažis hakkavad välja tulema. Väga hästi. Imeliselt on ju. Ja siis koha peal said väga hästi hakkama juba. Aitäh. Aitäh. Ja siis meil on siin kohtumisi. Ja kuule, meil on ju see esimest korda tegime Taivoga koostööd. Taivo Soobart, kes on ka üli äge ja andekas. Ja Taivo on täiega tore. Andekas operaator ja valgustaja, nii et me oleme väga tänulikud. Väga tänulikud. Kas sa lased mul lause lõpetada? Või on kohvi vahepeal rääkida? Jah, suu kinni. Ühesõnaga. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen väga tänulik, et me selliste inimestega saame koostööd teha, kes on mõtteviisid sarnased meiega veits. Seda ma tahtsin öelda, nii nüüd võid rääkida. Kui sa soovid meiega koostööd teha, siis kirjuta meile. Ja, kui sa tunned, et meiega võiks klappida, siis on nii. Siis on nii. Võt, kuule, aga järgmine nädal on sul siin... Mul on 1,5 päeva võtet, ma lähen operaatoriks, ma lähen ise filmima 1,5 päeva. Aga see on selles mõttes, ei lähe ainult operaatoriks, on veel sinu nagu selles mõttes. See on meie klient. Et siis mõttes ei lähe ainult operaatoriks. Get your facts straight, man. Aga ma lähen ise filmima. See on meie klient, aga ma lähen ise filmima. Ja siis... Sest klient lihtsalt nõuab. Midagi teha ei ole. On pikaajaline... Ma olen lihtsalt tahetud. Pikaajaline klient. Meil muidu me ei eelista siin ettevõttes seda, et tegelikult käib filmimas, kuigi ta seda väga hästi oskab. Ja lihtsalt keegi peab firmat ka juhtima ja mingid asju majandama. Täpselt. Et me ei saa kogu aeg filmida siin ja monteerida. Ega monteerida on ju, milles see on nii väga. Aga jaa, nii et imelist kolmandat väljakutse nädalat meile juba. Jah, aitäh, tšau. See on siukse outrot nagu öeldavast. Jah, tšau, pane siia nüüd midagi inspireerivat või mingi võta sina ka ennast käsile, elu on äge, lihtsalt nagu mingi, mis need life happens for you, not to you, full action, full focus, full power, all in, take massive action ikkagist. Jaa, take massive action. See on põhivärk. Võtke ennast kokku ja kurat, tehke ära, Sest tegelikult see ei ole nagu, sa pingutad nagu veits aega järjest rohkem, natukene tavapärasest rohkem ja sul hakkavad juba tulemused tulema. Jaa, tuleb minna sinna mugavustsoonist väljapoole. Mul on iga päev mugavustsoonist väljas, mis on nii äge. Need muutused ja kõik see, millest sa unistad ja tahad saavutada, asub seal ringist väljapool. Siin ja nii kui sa hakkad mingid samme tegema, siis sa jõuad siin, et me tegelikult kõik teame, mida me tegema peame, me lihtsalt ei tee neid asju. Asi ei oleks selles, et meil täna oleks nagu vähe teadmisi, mida me peaksime tegema, me lihtsalt ei tee mingeid asju. Lihtsalt on vaja enda sellesse inspiratsiooni üles leida, et miks seda teha, vaata. Et ega niisama ei ole mõtet ka teha, kui sa ei saa aru, kui poole sa tilberdad nagu. Nagu parem tee siis niisama, kui ära tee üldse mitte midagi. Ma arvan, ma ei tea. Ma ei tea. Või parem tee midagi versus et ära tee midagi, siis selle tegemise käigus sa saad aru nagu. Ja, seda küll, et siis sa saad vähemalt selle kogemuse, mida sa lihtsalt oled mingi. Täpselt ja vaatasin täna hommikul päris huvitavat Lewis House'i taaskord podcasti on ju minu üks lemmik inimesi Lewis House, shout out School of Greatness, vaadake kindlasti. Reklaamiminutid jätkuvad Lewis, kus on minu need affiliate commission, palun saata, anname pärast pangakonto. Siis seal oli selline meesterahvas, ma ei mäleta ta nime, ma võin kohe selle järgi vaadata, aga ta rääkis just produktiivsusest ja kuidas siis teha time blockingut, mis tegelikult on juba nagu 10 aastaid räägitud, aga ta lihtsalt rääkis seda natuke uuesse ja mõnusasse võtmes, et oluline ei ole teha pikki to-do-liste, vaid on oluline siis täita oma kalender nende tegevustega, mida sul on vaja teha ja siis need action'id tegevused ära teha ilma kui see on eesti keeles nende distractioniteta. Segajateta. Ilma segajateta. Et sa võtadki, paned endale mingi poole tunnise näiteks bloki ja sa lihtsalt hakkad seda asja tegema, ilma et sa vahepeal vaataksid meili, messengeri, räägiksid oma kas mis mingi kaastöötaja või kelle iganes, aga et sa lihtsalt teed selle pool tundi ära, isegi kui sa asja päris lõpuni ei tee, et see fookuse hoidmine on kõige olulisem.
nii et saame siis seda praktiseerida sellel aprilli viimasel nädalal. Ja nüüd me hakkamegi tegelikult kohe pärast seda videot, et salvestust hakkamegi järgmist nädalat planeerima. Sa ütlesid, et me lähme ära, aga nüüd me hakkame planeerima. Sina ütlesid, et hakkame planeerima, mina ütlesin, et lähme ära. Mina ütlesin seda enne seda videot. No võib-olla me lähme ära ja siis planeerime. Me saame kodus ka teha seda tegelikult. Ei, me hakkame kohe planeerima järgmist nädalat. Sest planeerimine on edu üks alustalasid. Tuleb planeerida, muidu ei juhtu asjad. Nii et aitäh, et oled meiega. Kirjuta meile, joonista meile täitsa pekkis, milline ettevõtjagrupiga saad Facebookis liituda veel, sest ma arvan, et mingi hetk see grupp läheb kinni. Et nagu siin ei saa enam uusi liikmeid. Et me hakkame nende liikmetega seal tööle. Väga põnev. Aktiivsete liikmetega. Keegi helistab mulle. Nojah. Super. Nüüd peab vist lõpetama video. Aga tšau, olge tublid ja aitäh teile. Tšau! Näeme järgmine nädal. Aljoa. Aljoa.